Möödunud nädala esimestel päevadel üle veebi koos olnud kirikukogu pidas nõu ja võttis vastu otsuseid. Seadustiku kohaselt kutsub kokku ja juhib kirikuparlamenti peapiiskop. Saamegi peapiiskop Urmas Viilmalt uurida, et kuidas ta kirikupeana Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 31. kirikukogu esimese istungiga rahule jäi ning mida tiheda ajakavaga tööpäevadest esile tõstaks. Jah, meie kirikukogu 31. koosseis kogunes novembrikuus oma korralisele esimesele istungjärgule ja pidas esimese istungid ka. See on iseenesest tavapärane, et kirikukogu igal aastal novembris koguneb. See on olnud selline rütm, nii kaua kui mina Luteri kirikus olen enesele teadvustanud sellist asja nagu kirikukogu. Ja nagu ka kogudustes toimusid valimised ja koguduste juhtorganites toimusid muudatused, samamoodi praoskondade sinodite koosseisudes, siis on toimunud ka muudatus kirikukogu koosseisus. Ma ei ole täpselt seda üle vaadanud, aga hinnanguliselt ütleme, kuni kolmandik inimesi on uued, kes on kas siis osa neist tagasi kirikukogul koosseisus, osa päris esimest korda, nii vaimulikud kui ilmikud. Ja uus kirikukogu oma koosseisu esimesel istungjärgul saab, võiks siis öelda, sellised kohustuslikud ülesanded. Need kohustuslikud ülesanded on valida kirikukogule lisaks peapiiskopile, kes on siis parlamendi spiiker või kirikukogu eesistuja või juhataja, lisaks siis juhatajale, kes on ameti poolest selles ülesandes, valida tema kõrvale ka 2 abijuhatajat, üks nendest siis kirikukogu ilmiksaadikute hulgast ja teine konsistooriumi ehk kirikuvalitsuse vaimulikuks pühitsetud liikmete hulgast. Lisaks kirikukogu alati oma esimesel istungjärgul peab mehitama, kui nii võib öelda, ka mõned nõukogud või täpsemalt komisjonid. Ütleme siis sellised alaliste komisjonidena sai uued koosseisud õiguskomisjon, mis tegelebki kiriku õigusküsimustega ja kui on mõned eelnõud, mis on nii-öelda seadustiku muudatused või põhikirja muudatused, siis on just õiguskomisjonil see ülesanne nendega tegeleda. Lisaks valiti paika nomineerimiskomisjon, tegemist on siis 3 inimesega, kes kõikidel järgnevatel istungjärkudel pakuvad välja erinevatesse tööorganitesse kandidaate, mis on alati igal istungjärgul vaja eraldi valida. Näiteks sel korralgi, kuna me menetlesime ka kiriku eelarvet, tuli eraldi valida selleks istungjärguks eelarvekomisjon. Vahel on vaja tegeleda mingite tekstidega, siis on vaja valida ka redaktsioonikomisjon, kes siis aitab redigeerida tekste või üle vaadata või sõnastada. Et nomineerimiskomisjoni ülesanne on selliseid iga istungjärgu jaoks eraldi loodavaid komisjone siis mehitada või ettepanekuid teha, aga komisjon ise, nomineerimiskomisjon ise on alaline. See tähendab, et ta töötab terve kirikukogu selle koosseisu ajal 4 aastat. Ja 3. komisjon, mis sai valitud ja on väga oluline ja tuttav meile mis tahes erinevates organisatsioonides, on revisjonikomisjon, mis samamoodi valiti 3-liikmelisena alalise komisjonina ja revisjonikomisjonil on oma igapäevane korraline, mitte igapäevane, aga võib-olla siis iga-aastane korraline töö ja anda hinnang ELK ehk siis kiriku eelarvele või ka eelarve aruandele ja loomulikult, kui on mõned erakordsed või erakorralised sündmused toimunud, kus on vaja revisjonikomisjoni abi, siis revisjonikomisjon peab olema valmis ka erakorralisteks revideerimisteks, lausa on see siis kiriku valitsus, mõni allasutus või lausa kogudus. Ja muidugi võiks öelda, et siis võib olla üks enim ka diskussiooni toonud teema sel korral oli ka kiriku valitsuse valimine, ehk siis valitakse ju 4 aastaks ka kiriku valitsus ehk konsistoorium ja
kordame ette siis nõnda, et peapiiskop esitab konsistooriumi liikmete, valitavate liikmete kandidaadid. Meil on ka mittevalitavad liikmed, need on peapiiskop ja piiskopid, kes on ameti poolest, aga valitavad liikmed on kantsler ja assessorid, 4 assessorit, ehk siis 4, võiks siis öelda natukene nagu ministri moodi, kui kasutada riigi analoogiat, ametimehed. Ja peapiiskop siis esitab oma kandidaadid ja eeldusel, et see on siis see, me kasutame üha sagedamini mõistet meeskond, kellega peapiiskop kirikut juhib. Et ta valib nad välja, ta teeb neile ettepanekud ja esitab siis kiriku kogule heaks kiitmiseks. Kiriku seadustik näeb ette ka alternatiivsete siis assessori kandidaatide esitamise 10 kiriku kogu liikme allkirjaga. Ja seekord tõepoolest selline asi ka juhtus, 2 peapiiskopi poolt esitatud assessori kandidaadile esitati siis ka nii-öelda vastaskandidaat, ilusamini taheti, et öeldakse selle asja kohta, et nad on kaaskandidaadid, aga see tekitas muidugi ka juba enne pisut pingeid kirikus, sellepärast et kui me eeldame ühelt juhilt, et ta juhib kirikut teatud visiooni poole ja tema ja lähimad kaastöölised on need, keda ta usaldab, kelle kogemusi ja pädevust ta tunneb ja nendega koos liigutakse ühe sihi poole ja kui siis ühel momendil tuleb ettepanek, et tegelikult keegi teine pakub sinule välja sinu meeskonda inimesed, kes ei ole sinuga sel teemal ise veel rääkinudki, siis see tekitab ju loomulikult pingeid, et me keegi ju ei tahaks, et need inimesed, kes on meie igapäevased kaastöölised, keegi teine neid meile valib ja siis ütleb, et nüüd me aitame sind sellega. Nii et see tekitas loomulikult segadust ja võiks öelda, et see oli see koht, kus ka mina võib-olla tõdesin, et me oleme toonud sellise fraktsiooni poliitika või koalitsiooni ja opositsiooni poliitika vähemalt selleks korraks kiriku kogu saali. Ehk siis on tekkinud üks organiseeritud või selleks korraks vähemalt tekkis üks organiseeritud opositsioon vähemalt konkreetselt selles küsimuses ka peapiiskopile. Seda niimoodi loomulikult ei tahetud näha, aga keegi ei saa takistada ka minul oma emotsioone ja mõtteid sellega seoses väljendada. Ehk siis mina siiski ju sain aru, et järelikult see meeskond, kes seni on töötanud, ei ole olnud kõigile sobiv, võib-olla siis mitte ka usaldusväärne, mis pärast sooviti seda vähemalt osaliselt muuta. Aga tänaseks on kirikukogu läbi ja kiriku valitsus valitud just sellisel kujul, nagu mina nad esitasin. 3 kirikuvalitsuse liiget assessorite hulgast jätkavad oma ametites, need on assessor Marko Tiitus, assessor Katrin Helena Melder ja assessor Ove Sander. 4. assessor siis vahetus minu enda ettepanekul, 4. assessoriks on assessor Anti Toplaan ja jätkab ka oma senises ametis kantslerina Andrus Mõttus. Ja viimane päevakorrapunkt, mida kirikukogu arutas ja mis ka siin meediast juba enne siis ka tähelepanu tõmbas ja ka väga palju emotsioone tekitas, on küsimus sellest, et kas kirikujuhtide palgad peaksid olema kuidagi fikseeritud. Aastani 2005, kuni kehtis meil vana põhikiri ja ei olnud olemas sellist asja nagu kirikuseadustik, vaid olid erinevad kirikuseadused, siis kehtis ka palgaseadus, mis tõepoolest oli ette näinud teatud palgaastmestiku, kus kõige kõrgem aste oli seotud riigiametite peadirektorite palkadega, millised need riigiametid on, Politsei- ja Piirivalveamet, Maksuamet, Statistikaamet, kõik need ametid, et nende ametite juhi palk oli kõige kõrgem aste ja seda kõige kõrgem aste oli siis peapiiskopi palk ja sealt allapoole tulid teised astmed. Nüüd 15 aastat ei ole see enam kehtinud ja on teatud inerts toimunud, kus peapiiskopi palk ja teiste töötajate ja kirikuvalitsuse liikmete palk on siis jäänud sisuliselt nagu samaks ja teda on muudetud vaid üldise sellise palgafondi suurendamise kaudu kõigile proportsionaalselt. Aga on tekkinud küsimus, kas see peaks nii olema või peaks nii olema. Ja majandusnõukogu esitas siis eelnõu, kus mõte oli, et panna paika see sama kõige ülemine palgaaste
võib-olla oli ta nagu kommunikeeritud halvasti ja maine seisukohalt ka võib-olla ei olnud kõige õigem öelda, et me hakkame paika panema peapiiskopi palka, sest see tõmbas kohe tähelepanu ja arvati, et nüüd ongi küsimus ju ainult selles, et peapiiskop on meil alamakstud ja mis tal siis siiamaani on viga olnud ja millised on meie õpetajate, koguduste õpetajate palgad ja kõik ka palgad toovad alati kirgi. Ja kuna mina ise ei viibinud selle arutelu käigus konsistooriumi või kirikukogu istungjärgul, siis ma ei saa täpselt öelda, milline oli vestlus, aga ma tean, et tulemuseks oli üks alternatiiveelnõu, mida hääletati, mida ma ei ole ka näinud veel ise, aga millest ma sain aru, et see suunati see küsimus tagasi siis majandusnõukokku või kirikuvalitsusse, ma ei oskagi praegu täpselt öelda. Igal juhul see küsimus ei jäänud praegu kirikukogu päevakorda. Eeldati, et see tuleb tagasi järgmisel kirikukogu istungjärgul ja siis oleks välja töötatud ka juba palgaastmed mitte ainult siis peapiiskopi ja konsistooriumi liikmete jaoks, vaid siis üldisemalt, et selle ülesande siis majandusnõukogu sai. Nii et need olid need teemad, mida me arutasime ja lühidalt võiks siis siin praegu kokku võtta, et iseenesest tööõhkkond oli hästi positiivne, väga väärikas, erinevalt sellest, mida me näeme riigi parlamendis, siis oli mul rõõm ka juhatada ja ka abijuhatajal Marko Tiitosel, kes valiti tagasi sellesse ülesandesse, oli samuti temaga hiljem rääkides hea tõdeda, et meil oli kenasti, kuidas siis öelda, kord majas ja keegi inetult üksteisele ei öelnud. Ja teiseks abijuhatajaks ilmikute poolt kirikukogust valiti Riivo Sinijärv, Tallinna Toomkoguduse juhatuse esimees, Tallinna Sinodi saadik ja ka ühiskonnas üsna tuntud inimene. Ja suur tänu, peapiiskop, selle väga ülevaatliku, sisuka ülevaate eest äsja olnud kirikukogu esimesest istungist. Aitäh! Aitäh! Ühe olulise päevakorrapunkti all valis kirikukogu kirikule uued valitsusliikmed, nagu peapiiskop meile ennist tutvustas. Meediatööd valiti kureerima Saarte praost Anti Toplan. Anti, sa oled esmakordselt assessoriks valitud. Palun ütle, kui oluliseks hindad sa seda sulle usaldatud töölõiku, meediat, kirikus tervikuna? Olen kõigepealt aru saanud, et meediatöö assessor on siis esmakordselt kirikuvalitsuse juures ühe valdkonna meediatöö koordineerijana, mitte tegevjuhina, aga see ei ole midagi erakordset, kuna näiteks ka piiskop Joel Luhamets koordineerib peretööd ja senine assessor tegeles välissuhetega. Ma arvan, et meediatöö ja kiriku kuvandi loomine läbi avaliku meedia ja ka sotsiaalmeedia on möödapääsmatu ja ääretult oluline valdkond, sest muidu me toimetame igaüks oma väikeses nurgas ehk nii-öelda meediaruumis, aga sellest teised eriti palju midagi ei tea. Omaette küsimus on see, kuidas me olemasolevat suhteliselt killustatud kiriklikku meediaruumi peaksime koondama, kuidas me saame paremini ressursse kasutada ning koostööd teha, et me ei peaks kuskil igaüks omaette pusima. Kas sa võid veel ütelda, et millest sa alustad omas ametis assessorina? Ja kui teised assessorid said tagasi valitud, siis minul on vaja ka natukene sisseelamisaega. Kahjuks seda eriti ei ole olnud. Alates valimise hetkest olen ma ennast nende teemadega, rõõmude kui muredega kurssi viinud. Järgmisel nädalal seisab ees esimene kirikuvalitsuse istung ja pärast seda on mul pikem kohtumine senise valdkonda koordineerinud piiskop Tiit Salumäega. Järgmisel neljapäeval on meil juba esimene e-koosolek, mida varem on kasutatud operatiivse
töö koordineerimiseks e-kiriku portaali küsimuste lahendamisel ja selles ma loodan siis jätkata seda ja tõhustada ehk loodetavasti iganädalast kiriku meedia esindajate koordineerivat koosolekut ja tõenäoliselt on plaanis ka taas ellu kutsuda meediatoimkond, kus siis räägitakse ja algatatakse strateegilisi küsimusi, kuidas neid eesmärke saavutada ning ma kindlasti kavatsen ka ellu viia EELK arengukavas meediat puudutavaid sihte, et arengukava selles küsimuses saaks täidetud. Aitäh! Järva proost Katrin Helena Melder. Kirikukogu valis sind assessoriks, kelle kureerida on missiooni laste ja noorte töö. Sa tegelikult ei alustanud assessorina, vaid sisuliselt jätkad 4 aastat tagasi alustatud ametis. Ja võib ka nii mõtelda, et kirikukogu andis sind jätkuvalt valides vaikimisi hinnangu sinu senisele tööle assessorina. Uuriksin, kui tulemuslikku tööd tehakse sinu hinnangul nendes valdkondades Eesti Evangeelses Luterlikus kirikus, mida sa jätkuvalt juhtima asud või koordineerimist jätkad? Kui me vaatame oma laste või noortetöö liinis tegutsevate koguduste arvu, siis see tegelikult on väikene kogu meie kirikus ja siin tekib see küsimus, et kuidas siis üldse noorteni jõuda. Et see on ka missionaarne küsimus või missiooni küsimus. Et selles mõttes on nad ka ühildatavad need mõlemad valdkonnad. Et mõtlema panevad need arvud, panevad mõtlema ja samas panevad ka näiteks mõtlema need usust elust usuelu uuringute tulemused, et meie noorem põlvkond saavad oma ju esimesed kontaktid mitte enam oma perekonnast või perekonnalt, vaid oma sõpradelt, oma klassikaaslastelt, et siin tekib ka mitu küsimust, mida juba peapiiskop ka on oma kõnedes viidanud, et kus on meie enda nii-öelda koguduse liikmete ja nii-öelda juhtorganite liikmete lapsed ja noored, et miks nad ei ole koguduse juures näiteks ja samas kuidas jõuda ka nendeni, kellel üldse puudubki igasugune kontakt või side kirikuga ja samas tekib jälle küsimus ka selle usu ja hariduse kohta, usundiõpetuse või religiooniõpetuse kohta ka samamoodi, et siin on tegelikult väga palju selliseid tahke, mille üle nagu pead murda ja mille pärast tegelikult ka palvetada, et selleks, et kogudusse noori tuleks, selleks peab ka koguduses olema see valmisolek ja tahe noori vastu võtta ja nendega tööd teha, teades, et nad lähevad mõne aja pärast ära, eks. Ja et me ei näe nähtavat tulemust kohe noortega nii-öelda. Aga minu praktika nagu koguduses selle 18 aasta vältel on see, et need, kes on kiriku juurde noorena tulnud, need tulevad taas siis, kui nad hakkavad abielluma või kui lapsed sünnivad, et siis võetakse uuesti kontakt kogudusega. Ja samas lähevad noored ka nii-öelda üle Eesti laiali või üle maailma, et ka seal tekivad uued kontaktid, et selles mõttes jah, et see soov ja tahe peaks ikka kogudustel südames olema, et noored tuleksid, ja oleks neil koht ja võimalus ka kaasa lüüa, et tegelikult ka, mis on ka nagu uuringutest tulnud välja, on see, et noored tahavad ka ise kaasa lüüa tänasel päeval. Eks ju, et nad ei ole lihtsalt kuulajad,
vaid nendele peab leidma neid võimalusi kaasa tegutseda ja anda neile võimalus panustamiseks. Suur tänu ja palju jõudu ja kordaminekuid assessori ametis, Katrin Helena Melder. Aitäh!